ma rääkisin enne sellest ka, vaata nagu, kui inimesed helistavad teile, tahavad mingit asju müüa, värki. Ja ma olen seda asja kunagi ka ise teinud tegelikult. Siis kui ma elasin Tartus, ma muidu olen Tallinnast pärit, aga eelmine aasta ma elasin mõnda aega Tartus ja nagu ma ei teadnud Tartu kohta väga palju tegelikult. Minu Tartu teadmised piirdusid filmiga Jan Uuspõld läheb Tartusse. Ja seal Mirtel Pohla ütles sõnad, et Tartus ei ole raha vaja. Ette kujutada, esimene elektriarve tuli, ma olin nagu mida munni Mirtel. Kes kirjutas selle filmi Maimik või mida munni Maimik? Maksad kinni selle, mis asi on võrgutasu? Nii et mul oli töökohta vaja. Ma ei tahtnud tänavale minna nagu mingi, ma ei tea, koos Erki Hüvaga chillima kuhugi vaata. Ja siis ma vaatasin, mis Tartus pakutakse, mis meil siin on. Ma tegin CV-keskuse lahti, panin sinna märksõnaks selle Tartu ja esimene töökuulutus, mis kohe mulle silma hüppas, oli koristustäht. Nagu see kõlab nagu kaine soomlane, need ei käi kokku, vaata. Koristustäht, siis ma lugesin edasi. Otsime särasilmsed koristustähte glamuursesse klubisse, kus käivad glamuursed inimesed. Ja ma mõtlesin, et kas see teeb mu meelt rõõmsamaks, et ma töötan glamuurses klubis. Kas ma lähen ülimotiveeritult vetsu küürima nagu oi, see on Taimari sitt. Tal on 3000 follow, ma teen selfie ka siit, aga ma mõtlesin, et ei. Ja ma vaatasin, mis veel on. Teine töökuulutus oli telefonimüügi Spets. Ja ma mõtlesin, et Spets on veits madalam kui täht, aga võib-olla veits huvitavam, eks ju. Ma saadan sinna CV. Ma saatsin CV ära ja mind kutsuti töövestlusele ja ma läksingi töövestlusele kohale ja ma tegin, mida me ikka teeme töövestlust ja siis valetasin, eks ju. Aga vaata, probleem on selles, et sa tahad asjalikum tunduda, sellepärast sa valetad. Aga kui sa ei tea, mille kohta valetada, siis sa näed ikka välja nagu täis tolba joob seal laua taga. Sest mu ülemus tegi intervjuud, küsis mult, et mis kogemus teil siis müügiga on ja ma ütlesin, et väga suur. Jaa, väga hea, olete müügitehingutest osa võtnud, ja sadu kordi. Väga tore, mida te siis müüsite? Ja ma olin nagu, et ma ostsin. Nagu iga päev vetsupaberit, apelsine värk ja selliseid asju. Ta oli nagu, ahah, ja vähemalt hinda tingisite alla või? Ja ma partnerkaardiga sain odavamalt nagu. Ma tean, mis siin toimub, eks ju. Ja küsis, et okei. Ja siis teie tahate olla telefonimüügi Spets. Ja ma ütlesin, et absoluutselt, mis telefone ma müüma pean? Ülemus vaatas mind, et nagu ei, mis telefone, ei, et nagu telefonimüük tähendab seda, et müük toimub telefoni kaudu. Ja ma olin nagu, mida vittu? Ma müün telefoni kaudu telefone või? Nagu kuidas selline asi peaks välja nägema? Kas ma helistan kellelegi, kui ta võtab vastu, ma krõbistan paberit seal nagu hallo, halvasti kuulda või? No siis uut telefoni vaja ju. Väga hea, et helistasin teile. Teie õnnepäev. Ülemusest vaata. Ei me müüme interneti ja televisiooni pakette. Ja siis alguses mul lõi kõhedaks seest veits, ma mõtlesin, et okei. Ma natuke pelgan, ma võib-olla ikkagi ei taha teha seda tööd, nagu esiteks, nagu ma tunnen end süüdi, ma pean inimestele helistama, ma pean neid tülitama ja teiseks, nagu mida ma ütlen üldse kellelegi, keda ma isegi ei tunne, ma helistan talle esimest korda, mida ma ütlen talle, et ta võtaks 10 minuti pärast telepaketi, nagu ma ei tea, mida öelda, aga siis ma tegin seda tööd natuke aega, ma sain teada, et kõik müügitöö tegelikult käib skripti järgi, nagu otsast lõpuni, sa ei pea midagi mõtlema, kõik otsast lõpuni skripti järgi. Sest algus on vaata see, et sa helistad, klient võtab vastu, ma ütlen, et tervist, ma olen Ardo Staarmannist ja klient saadab mind perse. No mitte alati muidugi, et nagu mõnikord saadetakse vittu ka. Siis sul oligi panid linnukese, et Viasati klient. Ja nagu see ei ole ilusad sõnad, eks ju, aga sellest tegelikult müügitöö seisnebki, sest vaata ükski inimene nagu, kui talle helistatakse, ta ei mõtle sellele vaata, et nagu see, kes müüb sulle midagi, et see on ka inimene. Ta lihtsalt mõtleb, et nagu, mul oli siit päev, ma saan kedagi pedeks sõimata nüüd vaata. Sest iga kord, kui sa helistasid kellelegi, ütlesid, et sa oled Staarmannist, siis sa juba kuulsid seda hukka mõistvat hingesõõmu nagu tervist, Staarmannist helistan. Kuidas te julgete? Esiteks,
mul pole praegu üldse aega teiega rääkida, mul on väga kiire elu, mul on väga kiire, mul pole aega teiega rääkida, ma ikkagi sõiman teid nüüd 20 minti. Esiteks, mida te määrite mulle asju pähe? Kas teil häbi ei ole sellist tööd teha või? Teie vanematel on küll kindlasti häbi, oi sellist tööd teete nüüd. Te olete täielik saast inimene, te olete kõnts, te olete rõlge pask, tead, surge maha. Mida te määrite asju pähe mulle? Mul isegi ei ole telekat, ma ei taha teie teenust, mul ei ole telekat. Samal ajal ma kuulan Rooside sõda käib taustal, eks ju. Ma ütlen, sul ei ole telekat, mis on Kristjan Jõekalda külas siis praegu või? Nagu, aga ei, ta sõimab lihtsalt edasi, kõnts, saast, hüppa jõkke, kärva maha. Ja see on nii veider, kuidas mingi hetk nagu see Kristjan Jõekalda jutt ja selle naise sõim nagu sulavad ühte. Et nagu Kristjan paneb seal rahvas ütleb ja siis naine paneb käib perse. Ma olen ikka nagu XL pakett 7 eurot, ei, sure maha lihtsalt, ma ei taha teie teenust, kas te ei kuulnud, mul ei ole telekat, ma ei taha teie teenust, kas saite aru? Siis ma ütlesin, et no äkki tahate ainult internetti siis. Ja siis ta pani kõne ära. Ja mu ülemus oli nagu kõrval, ta oli nagu kõike pealt kuulanud, mis ma olin temaga rääkinud, ja siis ta vaatas mind nagu, tead, mis mul meeldis selle kõne juures? See on see, et sa ei andnud alla.